Jou. Et viimasel ajal on palju huvi tuntud, tuldud jõusaalis ligi ja küsitud, et miks Kati enam trennis ei käi ja on jäänud mulje, et Katil on mingi tervisega mingid probleemid, et siin mis seal siis ikka nii väga salata, siis ütleme nii, et naiste asjad. Tegelikult lihtsalt laisaks läinud. Noh, laisaks kindlasti niikuinii, aga noh, kuna... Mis see pidi tähendama praegu? Mis asi? Et laisaks läinud kindlasti niikuinii. Eks me kõik oleme laisad. Mina küll ei ole, mina olen väga kõrke ja kraps. Ühesõnaga jah, et nagu te mehed teate, siis kõik naised arvavad, et neil on vaja kohendada rindasid, sest need ei sobi kunagi. Siin võivad mehed teada anda, et miks see nii on, mina sellest küll aru ei saa, aga noh. Et Kati ei räägi siis, miks sa siis trennis ei käi päriselt, miks sa puhkad, miks me ei näe sind jõusaalis lammutamas nagu enne vanasti? No selles suhtes ei ole nagu, mis ma ikka mingi lollit salgama hakkan, et tegin jubedalt rinnalt surumisi ja oi näed, tissid läksid nii suureks, et kuna mul üks selline, mul oli 6 aega tagasi sünnipäev, natuke rohkem ja siis mulle üks selline hästi tore meesterahvas nagu minu mees kinkis mulle siis sünnipäevaks rinnasuurendusopi, mis oli mulle muidugi väga suur šokk ja üllatus. Noh, selles suhtes, et nagu... Jah, paneme selle videoga üles, sellest sünnipäevast sai kunagi ka video tehtud, aga me ei taht seda kohe algul nagu üles panna, et mis sa ikka enne õiskad. Jah, noh selles mõttes, et noh, see oli asi nagu mida tegelikult ma olin ikka aastaid nagu mõelnud, et kui mul nagu võimalus oleks, siis ma teeks kindlasti ära, aga noh, minu jaoks ei olnud see selles mõttes võimalus, et ma arvasin, et noh, niikuinii seda nagu võimalust ei teki kunagi elu jooksul, aga lihtsalt pandi fakti ette ja loomulikult ma siis ei hakanud seda kingitust kuidagi viisi kuhugi tagasi lükkama. Et ma olen alati öelnud seda jah, et kui mul nagu tekiks võimalus, et siis ma teeks, kuna mul endale kahjuks ei olnud mitte midagi antud ja see vähenegi, mis antud oli, see kadus peale jõusaali treeningutega alustamist nagu täiesti ära. Ja siia me paneme nüüd before after pildi. Nägite? Ei näinud, kerige tagasi, vaadake äkki leiate. Jah, ega seda selles suhtes võib-olla nagu hea avaldada ei ole, aga noh. Aga paneme seda ükskord veel. Ei pane. Panime küll väike kerige tagasi, äkki leiate selle õige selle kaadri üles. Millised olid before ja millised olid after? Jah, et noh. Jah, ega selles suhtes oli ju muidugi kõik ikka nägid, et no mis seal ikka nagu mingi tagasiajad või salata, et eks see on ju nagu... Jah, et ühesõnaga Kati nüüd taastub selle pärast, et peale sihukest operatsiooni ikkagi ei saa kohe jõusaali tagasi minna. Tegelikult on see, et tegemist on ikkagi vastupidiselt ka minu varasematele ettekujutustele ikka päris, no selles mõttes ränga opiga, et jah, et see on, ma nüüd vabandage, et ma katkestan teid, et me ei tahtnud kekutada, et Katil on tissid, ei ole äge. Et pigem tagasisidet seda sellepärast, et noh, ikka ma ka siin oma tuttavatega olen rääkinud ja räägivad kogu aeg küsivad ka Kati käest, et kuidas see tissiop oli ja kuidas see taastumine on, eks sellest on räägitud ka, aga võib-olla pigem selles kontekstis, et see on nagu suunatud just nagu naistele, mitte pervertidele nüüd, et meestele, et noh, et see taastumine on nagu väga erinev ja siis ma küsingi Kati käest, et millal sopp sul täpselt oli? Äkki ma siis alustan sellest, et esimene konsultatsioon selle opile minekuks oli mul 11. august. No, ma räägin seda tegelikult sellepärast, et jah, palju on küsitud ja ma lihtsalt algul mõtlesin, et ma võib-olla paneks kirja, teeks mingid pildid ja värgid,
et lihtsalt mitte kõigile eraldi vastata, aga ma ei viitsi väga kirjutada, et siis lihtsam on võib-olla lihtsalt videosse rääkida. et siis kes tahab, see vaatab, kes tunneb huvi ja kes ei tunne huvi või kes räägi nüüd. jah, kellel on tsensuur. esimene konsultatsioon oli sul? 11 august, kus siis sai. mis seal konsultatsioonil tehti sinuga? no lihtsalt seal sai nagu paika pandud see, et milline suurus tuleb. milline suurus Kati tahtis? mina lasin panna loomulikult maksimumi, mis andis naha alla venitada, kuna mul on väga kitsas rinnalihas, siis mulle. kas see on mitte lihas alla? lihas alla ikka jah. siis naha alla? ei, ma lihtsalt ütlesin jah, et maksimaalne suurus, et mis mulle üldse siia alla sai nagu venitada. et kuna mul on kitsas rinnalihas, siis mulle nagu väga suurt ei andnud panna, aga noh, samas tegelikult nii palju, kui mul mingitel tuttavatel, kellel on noh ka opid on tehtud, et siis ikkagi tegelikult minul on nagu tükk maad ikkagi suuremad kui nendel on, sellepärast et noh, ma olen hästi pika kasvu ja mul jaotub see nagu päris ühtlaselt niimoodi keha peal ära. et siis suurus on mul põhimõtteliselt 400. suurus on siis milliliitrites. Implantaat läks lihase alla ja siis esimesel konsultatsioonil räägitigi kõik ära, et mis tehakse, mismoodi tehakse. Sain proovida implantaate mingitesse spetsrinnahoidjatesse, et kuidas tundub. ja noh, üleüldine selline värk räägiti ära ja siis pandi ka opiaeg kirja. kus kohas üldse teha lasid? mitte, et see mingi sponsor meil oleks, aga. mina lasin Kristinas kliinikus teha ja mul ei ole nagu mitte ühtegi negatiivset emotsiooni, et ma täiesti võin soovitada jumalast ausalt. et kõik oli nagu väga okei. ja siis pandi opiaeg paika, mis oli minu jaoks nagu väga nagu üllatuslikult, et ma olin ikka valmis, et noh, ikka mingi paar kuud kindlasti on mingid järjekorrad või asjad, aga 11 august oli konsultatsioon ja opile sain juba 24 august. enne oppi siis tuli ära käia andmas vereanalüüse. Synlabis? jah. palju see maksis? 50 euri keskelt läbi, täpselt ei mäleta, aga kuskil sinna kanti. sinna sai kohe minna peale konsultatsiooni ja siis tuli ära käia ka kas siis ultrahelis või mammograafias. naised, kellel on väga väiksed rinnad, siis nendele pigem soovitatakse ultraheli, sellepärast et mammograaf ei ole nii täpne. noh, siis ehk siis tegelikult kokkuvõttes enamus siis peaksid ultrahelis käima, sest et noh, suurte rindadega väga nagu implantaati ei ole mõtet panna. ja see maksis ka, ma saan aru. ja ultraheli maksis 80 euri, mis on päris palju tegelikult. et aga noh, mis seal ikka. et see nende nagu lisakuludega siis tuleb lihtsalt arvestada. ja siis sai mulle paika pandud ka teine operatsioon ehk et kuna mul oli nabasong, siis ma lasin ka ühtlasi selle täpselt samal ajal ära lõigata, et oleks üks narkoos, üks taastumine, et ei oleks vaja pärast 2 korda käia. ja siis oligi kõik ja jäi üle ainult opi jääda ootama. ja nii, ja kui opi päevale läksid, siis millal sa läksid eelmine päev sisse, üle-eelmine päev või? ei, ikka sama päev. sama päev läksid sisse, jah? sama päev siis jõudis jah kätte 24 august, käisin hommikul kiiresti veel tööl ära, tegin tähtsad asjad ära ja läksin otse haiglasse. mis ma siis mäletan sellest haiglasse minekust. andsin registratuuris kõik oma mingisugused allkirjad, asjad ära, läksin kliinikusse ja siis vist mingi ma ei tea, paar tundi äkki läks aega, siis käis rääkimas anestesioloog, küsis natuke küsimusi ja veidi oli veel ootamist ja siis oligi minu kord. mis ma nagu imestasin, oli see, et ma nagu mingit närvi või midagi sellist mul nagu absoluutselt ei olnud, et minu jaoks oli täiesti selline, ma ei tea, jumalast kuidagi nagu täiesti sihuke savi, et noh, saaks nagu ainult tehtud. et ma ei ole nagu üldse selles suhtes mingi valu või sihukeste asjade suhtes üldse kartlik või põdeja eriti nagu kunagi olnud. et
siis mingisugune, ma arvan, mu opp oli vist äkki kuskil hommikul kell 11, süüa juua enne ei tohtinud muidugi. Noh, viimane asi jah, mis ma mäletan, pandi mind opi lauale ja siis kanüül sisse, siis anestesioloog juba lasi seal mingit sutsu mulle, ütles, et noh, et nüüd võib nagu natukene juba tunduda, et äkki tõmbab natuke uimaseks ja siis mul oli nagu niimoodi ja siis oli op läbi. Siis ma ärkasin üles ja siis oli muidugi selline tunne, mida väga paljud kirjeldavad niimoodi, et nagu rong oleks ringkerest üle sõitnud. Mis põhimõtteliselt on ka tegelikult nii, et algul ma ei saanud, kuna see op käis tõesti nagu niimoodi, et siis ma ärkasin, siis ma olin nagu nii segaduses, siis ma veel, ma ei tea, ma vist rääkisin nende arstidega midagi, et mul oli kogu aeg selline tunne, et ma lihtsalt jäin korraks magama, et et ma nüüd ärkasin üles, et okei, et nüüd ma olen valmis, et nüüd läheme siis teeme selle opi ära. Et op läks niimoodi, läks katki jooks, mitte see op ei läinud tegelikult nii kiiresti. jah. Ja siis ma vist ajasin isegi mingit sihukest juttu, et et lähme, no nüüd ma olen valmis ja siis ei, et läbi on kõik juba. Ja siis ma ei saanud üldse aru, siis ma mõtlesin, et kas nagu siis nagu see üks op on läbi, et siis nüüd lähme teist tegema või ja siis ma seletasin seal midagi. Ja siis ma lõpuks nagu toibusin ja siis ma sain aru, et okei, et kõik nagu ongi läbi. Siis mind viidi sinna intensiivi. Ja siis seal ma vist olin äkki mingi tund aega olin sees, siis pannakse selline suur mingi jääkott pannakse siis ringkere peale. Hästi selline esimene tunne on see, et tõesti esiteks jah, nagu miski oleks üle ringkere sõitnud, et selline ma ei tea, seda tunnet ei saa isegi nagu kirjeldada, aga üks asi, mis on meeletu rõhumistunne, nagu mingisugune betoonplokk lihtsalt oleks ringkere peal, et see on nagu nii raske tunne. Miski surub nii meeletult nagu rinnakorvile ja kopsudele, et seda on nagu hingata isegi on raske. Et ma ei oska nagu öelda isegi, millest see tuleb, sest et tegelikult otseselt ju mingit raskust sul siin peal ei ole. Et isegi ma kuulsin nagu kõrval keegi tuli ka peale mind opilt, siis tal isegi see õde ütles, et jah, nüüd on umbes selline tunne nagu mingisugune hästi paks kass istuks ringkere peal. Ja siis mind ajas hirmsasti naerma. Aga mingi tund aega vist olin seal intensiivis ja siis sain juba tavapalatisse ja siis muidugi nii kui õde sealt palatist ära läks, oli esimene asi kohe pidžaama nööbid lahti ja juba huvi oli siis näha, et nükka mis välja näen, aga terve ringkere oli suure siukse plaastriga kaetud, millest võib ka siia pildi panna. Ja ütleme nii, et peale opilt tulekut mingisugune 3-4 tundi oli iseenesest oli nagu suht okei olla, et valus ega midagi ei olnud, aga see tuleneb, pigem oli jah siuke ebamugavustunne, see tuleneb tegelikult sellest, et lihastesse igale poole on tuimestavad süstid tehtud, mis veel siis mõjuvad ja mida aeg edasi, seda hullemaks hakkas minema. Et samas, kas sa nagu ise liikuda said või kuidas või jalgade peale? Mina sain liikuda, mina olin kohe selline, ma juba läksin sinna opile täpselt sellise mõttega, et mina ärkan järgmine hommik üles ja mul on jumalast savi, aga minuga on kõik korras. Minul ei ole mitte midagi sellest, et ma vihkan haige olemist, tegelikult selle opiga ma nagu jälle ütleme nii, et teadvustasin endale, et ma lihtsalt nagu maailma kõige kehvem haige ole ja et ma ei suuda haige olla, ma lihtsalt vihkan seda, kui keegi peab minu eest midagi ära tegema või ma pean kuskil voodis olema, ma ei saa midagi teha, ma ei saa liikuda, midagi kätte ja siuke. Kuidas siis see taastumine sul toimus, nagu kui järgmine päev tunnad, järgmine päev sa said vist juba koju? Järgmine päev ma sain koju jah. Aga tegelikult samast päevast on mul veel rääkida seda, et siis ma arvan mingi 4 paiku vist tulid sina mind vaatama, siis oli veel nagu okei olla. Äkki mingi 7 paiku vist ma sain viimased valuvaigistid, mis siis mõjusid, ma arvan, kuskil umbes südaööni, sest et ma mäletan seda, et kuskil südaööst läks nagu olemine tegelikult päris nagu valusaks, et siis läks kõikide nende valuvaigistite mõju
hakkas nagu, mida aeg edasi, seda rohkem otsa saama ja ega ma tegelikult see ainus öö, mis ma haiglas olin, suurt ei maganud, sellepärast et ikka nagu päris selline noh, ebamugav ja vastik oli olla, et lisaks tegelikult sellele, et noh, niikuinii raskendatud on nagu näiteks istuvasse asendisse tõusmine, siis mul oli see veel eriti raskendatud, sellepärast et ma ei saanud absoluutselt ka selleks kõhulihaseid kasutada. Et noh, muidu on ikka see, et pinnad nagu noh, kätega sa ei tohtinud midagi teha, sa ei tohtinud ei lükata, ei tõmmata ennast istuli. Et noh, loogiline mõtlemine oleks see, et noh, siis kõhulihastega pinnad ennast püsti, aga ma ei saanud ka seda teha ja siis oligi nagu noh, haiglas õnneks on need voodid, millega sa saad elektriliselt ennast nagu üles tõsta, aga siis ma mõtlesingi, et kodus ju seda ei ole, et eks see siis ole näha, et mismoodi see hakkab välja nägema, aga ei noh. Sain nagu tehtud ilusti kõik, et järgmine päev oli küll jah, selline päris valus ja vastik olla, aga ei, koju sain ilusti ja ma tegelikult seda nagu haiglast koju sõitu veitsa nagu kartsin, et autoga hästi paljud on rääkinud, et jube valus ja vastik on autoga sõita, et siuke tunne, et nagu sõidaks mööda mingit megakuu maastikku, et iga mingisugune väike auk või asi, et ta annab tunda, aga isegi ei olnud midagi nagu nii väga hullu, et käisin veel isegi poest läbi korra ja küll hästi vaikselt, aga koju ma jõudsin ja. Okei. Ja siis, kas siis oli iga päevaga läks paremaks või oli pikalt veel see valud või? Ütleme nii, et ma arvan, mingi selline 4-5 päeva esimest on nagu kõige hullemad, et mina nagu liikuda ja kõike teha sain, aga liikumine oli selline, et ma ikka nagu tibusammul liikusin, et hästi aeglaselt ja oma vitsad sain ma kohe vist kätte sellega mingi 5. päeval või 4. ma ei tea, mõtlesin, et noh, et lähme poodi, pood on meist 10 minutit jalutada, mõtlesin, mis see on, jumal küll, täiesti savi on ja noh, okei, see 10 minutit poodi jalutamist umbes äkki läks mingi poole tunniga või noh, jalutasin poodi ära ja siis ühel hetkel poes nagu tunnen seda täiesti pekkis, et ma ei jõua siit enam tagasi ja lõpuks me vist käisime mingi, ma ei tea, 2 tundi vist seal poes või, et mul reaalselt nagu tagasiteel oligi selline tunne, et ma olen lihtsalt oma majast mingi 300 meetri kaugusele, no tõesti lihtsalt kutsu või takso, ma ei jõua koju. Aga seda ma mäletan ja samas jälle 2-3 päeva hiljem jalutas Kati täiesti vabalt, samas kiire tempoga 10 minutit poodi nagu tervena. Et siis nädal aega hiljem sa juba esmaspäeval läksid tööle. Kuna Katil seal väga sugust rahvimist ja tõstmist ja mingi sugust asja ei ole, siis noh, ilmselt on see sõltub ka töökohast, et kellel on nagu füüsiline töö, siis ta võib-olla nii kähku ei saa minna tööle, aga kellel on siuke nagu noh, ma ei tea, siuke kontoritöö rohkem ja võib-olla saab ka siukseid asjade tõstmisi natuke ära nihverdada, et kellegi teise kaela, et siis saab muidugi minna ka varem tööle, et noh. Aga mis siis veel oli, et ma saan aru, et päris rinnahoidjaid sa veel ei kanna või? Ei, tegelikult on see, et tuleb kanda tugirinnahoidjat, mis siis surub need implantaadid õigesse asendisse. Ta tuleb päris pikalt kanda, sõltuvalt siis noh, kellel kuidas see taastumine läheb. See surub need kokku ja saamas aitab neid hoida, et kui sa liigud, et siis need armid ei liiguks, et see rinna. Ja tegelikult ongi see, et meil on veel siin peal selline rihm, mida sa. Katil ei ole? Noh, praegu ei ole, muidu on. Sest ta natuke eputab. Et seda rihma tunne, noh, see on selline krõpsuga rihm ja seda tuleb siis noh, järk-järgult koomale tõmmata. Esmane rinnahoidja on tegelikult tohutult ahistav, sellepärast et seda tuleb 24/7 kanda ehk et seda ei tohi üldse ära võtta ei magamise ajaks, mitte midagi. Aga nüüd siis, kui op oli sul 24 august, siis nüüd sa lähed sinna sellest tugirinnahoidjast sa saad siis 12 september juba lahti vist. Noh, kui kõik on korras, niisugult on, seepärast et noh, ma vaatan, et Katil on need täitsa Nichevo on, siis pannakse vist mingi sportrinnahoidja. Jah, kästi siis osta endale mingisugune toestusega sportrinnahoidja, mida tuleb siis, ma ei tea isegi kaua kanda, eks siis selgub selle visiidi käigus, et eks nad vaatavad üle. Annavad siis teada, et kaua see peab olema. Ja siis ka veel see, et
võib-olla seal mõned naised tahavad teada, et kuidas selle pesemisega on, et kui ikkagi armid on alles lahtised või noh, nii-öelda lahtised ikka, et siis. Pesema võib minna peale operatsiooni siis 5. päeval, enne ei tohi. Noh, põhimõtteliselt tegelikult pesemine ongi see, et pesed ennast ära ja siis lõpus võtad ära plaastrid ja pesed oma haavad mingisuguse steriilse vahendiga üle ja siis plasterdad uuesti ära. Plaastrid peavad kogu aeg peal olema, et ei tohi olla seda, et noh, ilmselt sinna pole Kati jõudnud, aga siis kui nüüd need haavad on kinni kasvanud, siis tulevad siuksed plaastrid, mis nagu siluvad neid haavu või aitavad nagu need armid ära niikuinii ei kaua, aga et noh, et need armid oleks veel vähem näha. Võimalikult nähtamatud. jah, et ma ei tea, mis siin veel on, millal autoga sõita tohib, kuna Kati no mina sõitsin täna autoga esimest korda. Tänaseks on hoopist möödas 16 päeva ja noh, öeldi, et 2 nädalat kuskil ei tohi sõita. Et noh, täna ma sõitsin ja ütleme nii, et noh, kõige ebamugavam asi, mis noh, kuna mul on manuaalkastiga auto, siis noh, käiguvahetus tegelikult oli päris ebamugav ja sõitsin ja mõtlesin, et täiesti imelik lausa, et kui palju ma kasutan rinnalihaseid tegelikult autoga sõites, et sa ei saa sellest absoluutselt aru, enne kui sul nagu see piirkond mingisugust ebamugavust ei põhjusta. Et noh, sõita saab, aga jah, selline natukene nagu nadi on hetkel veel. Et mingit lühikest maad natuke ei ole nagu hullu, aga ütleme nii, et kui peaks pikalt linna vahel kärutama, et siis nagu oleks natuke. See vist oli see ka, et millal nagu noh, seda seksida ei tohi kui kaua. Tätistad no ma ei tea, paberite peal kirjas, et kuu aega ei tohi, aga peab ootama. no vaata, me ei ole abielus, et meil niikuinii on, noh, meil ei ole vaata seda probleemi, et noh, kuu aega vaata ei tohi. Et aga kokkuvõttes tegelikult, kui ma nagu tagasi mõtlen, siis tegelikult see on päris hull asi, mida teha, et ütleme nii, et ma läksin sinna niimoodi, mul ei olnud ikka absoluutselt mingisugust aimu, mis saama hakkab, noh nagu ikka. Aga praegu niimoodi tagasi mõtlen, siis ma ei tea, kogu see nagu asi, see tundus nagu nii veider ja nii imelik kogemus meie jaoks. Just ma mõtlen seda haiglas oldud aega, neid esimesi muljeid, esimesi nagu mälestusi, et üks väga nagu huvitav tunne on see, et reaalselt iga kord, kui ma tõusin püsti, siis mul oli selline tunne, et mul rinnad kukuvad eest ära. See oli nagu väga naljakas tunne, et ühe mu sõbrannal oli mingisugune, ma ei tea, väga mitu päeva lihtsalt selline tunne, ta ütles, et appi, et mul lihtsalt oli kogu aeg, ma tundsin, et mul nagu terve rindkere oleks lihtsalt leekides, nagu lihtsalt põleks ja see oli nagu tema jaoks nii piinarikas ja nii jube ja nii valus ja et minul nagu õnneks seda ei olnud, et ma tean ka mingeid juhtumeid, kus inimesed ala ei suuda mingisugust, ma ei tea, telefoni klahvi lukugi lahti teha, et no ikka täiesti täielik mingi abitus ja siuke, et üldse käed ei liigu ega midagi, mul õnneks ei olnud, et mina sain nagu kõike teha. Vot, siin on lipkusid selle teema pealt kuidagi kiiresti üle, et seksid me ei ole, aga kui sa vahest seal nagu iseenda oled tegelikult, kuidas siis tunne on, kui lõpuks jõuad sinna tõotatud maale. Ma miks üldse arvad, et ma iseendaga tegelenud olen? Ei no ma ei tea, võib-olla nii ole. Ega ei teagi ju. Ühesõnaga vastus öelgu, saate teada siis, kui ise teed tootmine. Aga kokkuvõttes ma võin seda öelda, et ei tahaks, ei soovita. Kokkuvõttes ma võin öelda seda, et soovitan nagu soojalt selles suhtes, et see on väga hull ja väga ebameeldiv asi tegelikult, mis läbi teha. Aga tulemust silmas pidades on see asi, mida ma iga kell teeks uuesti. Et minu meelest see nagu ütleme nii, et mina, kes ma tegelikult, ma ei ole nagu absoluutselt kuidagi valusuhtles tundlik või kartlik inimene. Okei, võib-olla minu see nagu natuke kergendas, et osad on nagu hästi sellised kardavad just seda valu eest ja ebameeldivust. Minu jaoks näiteks
vist isegi nagu kõige ebameeldivam ja vastikum asi on just see, et ma ei saa trenni teha, ma ei saa liikuda. Noh, nüüd ma juba saan, aga see algus, ütleme, esimene nädal oli ikka väga nagu piinarikas, et ma olen harjunud liikuma ja tegema kõike ise, et see oli nagu võib-olla kõige raskem. Aga kellel võimalust on, siis mina nagu kahe käega soovitan, et ja mis sa soovitad neile, kes räägivad, et liiga suur ei taha panna nagu? Siis pange ikkagi maksimaalne suurus, sellepärast et valdav enamus on ikkagi täpselt sellised, et kes nagu maksimumi ei pane, siis mingi aeg võib-olla hakkavad ikka vaatama, noh, et oleks ikka võinud ja ala tuleb kordusopp, et noh, paneme ikka suurem. Tegelikult on ikkagi enamus naistel ikkagi see rind on ikka nii väike ja kõik see nahk on nii välja venimata, et no ma saan aru, suured erandid, aga kui öeldakse maksimum suurus, siis tegelikult see maksimum suurus ei ole üldse nii suur, sest ei ole võimalik panna, eriti kui pannakse lihas alla, et see kõik jääks veel loomulikum. Ei ole võimalik panna mingit megapomm ette, et noh, siis ikkagi peaks juba kordusopile minema, kus lihas on veninud, nahk on veninud, et siis 2-3 aasta pärast vahetada välja võib-olla, et siis. Esimene kord jah. Et siis juba tulevad võib-olla, et noh, mingid maitsed vood olla liiga suured, aga kui esimest korda minna, siis tavaliselt ikka, kui sa paned väiksed vinid, väikeste vini tasemel, siis ütleme jah, et minu arvates ei ole ka nagu mõtet lihtsalt panna nagu suurt raha hakkama selleks, et lihtsalt muuta oma rinda mingisugune üks korvi suurus, et see on mingi suht nagu mõtet. Palju su korv nüüd on? Sul oli A vist, ma saan aru, oli 0 reesus negatiivne. Ei olnud väga ilusad tishid oli tuju. Palju sul see on siis? No mul oli enne A või ma ei tea, võib-olla isegi A. Ühesõnaga seda ei tea, sellepärast, mis mul korv nüüd on. Sellepärast, et jah, et kõigepealt on sport, kõigepealt on tugirinnahoidja, siis on need spordirinnahoidjad ja siis saab alles minna poodi ja siis noh, ütleme nii, et praegu on ta ka ikkagi rinnad on pressitud vastu seda, et siis nad vabanevad ja siis on mingi hetk võtad näiteks selle tugirinnahoidja ära, siis nad silmnähtavalt paisuvad mingi aeg nagu tiipsed silikon seal sees nagu paisub. Et praegu on jah, see tugirinnahoidja pressib hästi nad kokku, aga ma ei ole veel saanud, noh, ega veel ei ole mõtetki kuskile pesupoodi minna kohe suure urraaga, et see ikkagist sinna on mõtet minna alles, ma arvan, mingi paar kuud peale seda opi tegemist. Vot, ja millal me Katit, ühesõnaga tuleme nüüd alguse küsimuse juurde tagasi, millal me siis Katit jõusaalis näeme? Mina hetkel ise enesetunde põhjal arvan seda, et ma jõusaalis olen tagasi äkki juba järgmine nädal tegemas võib-olla kergemat kardiat ja jalga. Millal rinda selga sükest asja saaks teha, seda ma hetkel veel ei kujuta ette. Jah, eks vaatab, sest ma arvan, et teisipäeval läheb Kati sinna arsti juurde, las arstil vaatab üle, kuidas nad haavad paranenud, kas kõik on okei, et siis on ka sealt kinnitus, et minu soovitus on alati, et pigem taastuge nädal rohkem, kui teed, siin on ka Eestis väga tuntud nägusid olnud, kes lähevad rinda treenima ja tõmbavad lihtsalt endale õmblused konkreetselt katki nagu uuesti rinnad lahti nagu, et siis cool. Et mina arvan seda, et ütleme mingid selja ja sellised treeningud võiks jätta sinna 6 aega peale oppi, et minul on tänaseks opist möödas 16 päeva. Ja ma arvan, et ütleme 6 aega võiks olla seal. Selline väike video, võib-olla mõnele kasu, võib-olla mõni soodustab seda, et tahab või teab nagu rohkem sellest, see on Kati versioon, on ka teisi inimesi, kes tuleb palju raskemini sellega toime, ilmselt on inimesi, kes tulevad veel lihtsamini sellega toime. Et lihtsalt see oli ühe inimese tagasisida. Jah, et minul vist tundub, ma olen nagu nii palju mingisuguseid jutte kuulnud, et mul on nagu endal selline tunne, et mul läks vist isegi nagu suht kergelt. Et jah. Et aga ma siis loodan, et kes plaani võtab ja kes ära käib, et siis teil läheks sama kergelt, nii kergelt, kui ütleme antud situatsioonis on võimalik minna, mis ei ole ka kerge. Okei. Tänud vaatamast, kes te veel vaatate? Sõubab ka. Ma ei saa.